Esimest korda ajaloos on leitud tehnoloogia, mis suudab õpetada inimese enda immuunsüsteemi ära hoidma kõige agressiivsema nahavähi levikut ja tagasitulekut. Vau-efekt, tõesti, vau. Lõpuks ometi tehti ära midagi taolist. Nimelt on Ameerika farmaatsiaettevõte Moderna, mis laiemalt tuntuks koroonavaktsiini väljatöötamisega, astunud koos ettevõttega Merck olulise sammu vähiravis. Ettevõtted avalikustasid personaalse mRNA-vaktsiini, mis näitab murrangulist läbimurret melanoomi ravis. Otsitakse kasvarakus neid muutunud geene, leitakse need üles, nende baasil tekitatakse siis sihtmärk meie oma immuunsüsteemile. See on kõige parem ravi, mis üldse olla saab, meie oma immuunsüsteem. Lihtsalt teinekord kasvarak on kaval ja suudab ta ära petta, aga meie ülesanne on siis õpetada immuunsüsteemi seda kasvajat täpsemalt üles leidma ja ta sealt, mis minust ütlen, välja juurima siis. Melanoom on nahavähi kõige ohtlikum vorm ja sellesse haigestumine on pidevas kasvutrendis ning sealjuures haigestuvad järjest nooremad. Melanoomi suremus on Eestis üks Euroopa kõrgemaid. Eestis haigestub melanoomi kuskil seal 220-270, ütleme, võtame laias lasus 250 inimest aastas. Tõsi, Eestis on ka kuskil 50 melanoomi surma aastas, nii et me võime öelda, et iga 5 neist haigestunutest tegelikult ei lõpeta väga hästi. Melanoomi vaktsiin on mõeldud patsientidele, kellel juba on diagnoositud melanoom. Esmalt eemaldavad arstid kirurgiliselt patsiendi kasvaja. Seejärel analüüsitakse biopsiast saadud DNA-d, et tuvastada vähirakkudest tekkinud mutatsioonid. Ravi peamine eesmärk on treenida patsiendi immuunsüsteemi märkama ja hävitama vähirakke. Kõige suurem probleem selliste väga ägedate tehnoloogite puhul nende kättesaadavus ikka ja alati. Nüüd sõltub tõesti sellest, kas see uus melanoomi vaktsiin saab olema meie tervishoiusüsteemile ja meie inimestele kättesaadav ka rahalises mõttes, et ta muudaks samamoodi kaugele melanoomi perspektiivi meie raviasutuses. Nii et jääme pigem ootama seda esiteks ametlikku heakskiitu ja teiseks hinnalipikut selle juures. Mis see hinnalipik võib olla? Ei, ma parem ei ütle midagi sellega. Viimaste uudiste valguses lihtsalt see küsimus, et kas näib nüüd, et tõesti vaktsiinid võivad olla vähiennetuse tulevik? Sellele on keeruline vastata, et kas nüüd päris vähiennetuse tulevik, aga mida me teame on eks ju see, et tänasel päeval meil üks vaktsiin täiesti on olemas, mis vähk ennetada suudab ja see on HPV vaktsiin ehk siis inimese papilloomiviiruse vaktsiin ja kaitseb siis inimesi emakakaelavähi eest, aga ka tegelikult peenise, anaalkanali ja ka suuneeluvähi eest. Et see on meil täiesti olemas ja saame kasutada. HPV vaktsiin on viimased paar aastat olnud ka riiklikus vaktsineerimiskavas. Läinud aastal oli 65% 14-aastastest tütarlastest ja 55% poistest saanud HPV vaktsiinidoosi. Kui alguses oli ainult tüdrukutele, siis nüüd on mõlemale soole täiesti tasuta vaktsineerimiskavas. Vaktsineerime üldiselt 12–14 aastasid, aga tegelikult riik pakub kuni 18-aastastele seda võimalust tasuta ennast vaktsineerida. Tulles tagasi aga melanoomi vaktsiini väljatöötamise juurde, siis murranguline tehnoloogia ei piirdu tulevikus tõenäoliselt vaid nahavähiga. Praegu testitakse sarnaseid personaalseid vaktsiine ka teiste haiguste, sealhulgas kopsu, põie ja neeruvähi ravimiseks.